Tervist sõbrad, lubage mul teile sel hommikul meelde tuletada, et hoolimata olukordadest või elufaasist, milles sa hetkel oled, Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus kestab põlvest põlve. Ja Jumal on nii hea, et ta võib isegi halvad asjad pöörata ringi heaks. See on tema ülisuur au ja unikaalne tema võimekuse lee. Võtta asjad, mis olid mõeldud kurjaks, mida vaenlane mõtles haavamiseks, tapmiseks, hävitamiseks ja pöörata need ringi heaks ja tuua uut elu nendest välja. Me oleme näinud seda juhtumaas Charlie Kirki atentaadi järel. Maailm on rohkem kuulnud evangeeliumit ja Charlie Kirk kuulutas Kristusest, mulle tundub, rohkem oma surmas, kui ta kuulutas oma eluajal. Puhtalt see ärasaatmisteenistus seal Arizonases, kus staadionil oli koos circa 60 000 inimest tema ärasaatmisteenistusel. Ameerika president, asepresident, tipp-poliitikud olid kohal seal ja kõrvalhoones auditoorium täis ka mitukümmend tuhat inimest. Paljud olid tänavatel, miljonid vaatasid laivis seda kaasa. Ja kui ma olen näinud ühte koosoleku, kus austatakse Kristust ja austatakse Jumala sulas, siis see oli see ja iga viimne kui sõnavõtja tegi seda. Siin on mõningad inimesed, kes võtsid sõna Charlie Kirki mälestusteenistusel. Esimesena astus lavale pastor Rob McCoy, esitades evangeeliumi selgesõnaliselt ja puhtal kujul. Jesus came to this earth, was tempted in all ways, yet was without sin, was crucified upon a cross. His blood was poured out because blood must be shed for the remission of sins. Samuti astusid lavale mitmed poliitikud nagu Marco Rubio. That we were all created, every single one of us, before the beginning of time, by the hands of the God of the universe, an all-powerful God, who loved us and created us for the purpose of living with him in eternity. But then sin entered the world and separated us from our Creator. And so God took on the form of a man and came down and lived among us. And he suffered like men. And he died like a man. But on the third day he rose unlike any mortal man. And to prove any doubters wrong, he ate with his disciples so they could see and they touched his wounds. President Donald Trump, asepresident J.D. Vance. I was telling somebody backstage that I always felt a little uncomfortable talking about my faith in public as much as I loved the Lord and as much as it was an important part of my life. I have talked more about Jesus Christ in the past 2 weeks than I have my entire time in public life. But what was even more important to Charlie than politics and service was the choice he made in the 5th grade, which he called the most important decision of his life, to become a Christian and a follower of his Savior, Jesus Christ. Ka president Donald Trumpi poeg Don Jr. Trump ei jätnud mainimata Kristust, vaid kuulutas temast julgesti. But when Charlie was asked in an interview how he'd want to be remembered, he said, "I want to be remembered for my courage, for my faith." And let me tell you guys, those were not empty words. Last week, Charlie joined a long line of courageous men and women who were martyred for what they believe. Ja muidugi Charlie Kirki abikaasa Erika, kes jättis väga südamliku järelhüüde. Ja kui ta rääkis andestusest, siis ühe mehena rahvas tõusis seal saalis, et aplodeerida. Ja ilmselt ei olnud ühtegi kuiva silma seal ruumis. Ja see sõnum andestusest plahvatas internetis ja puudutas maailma. See oli, kui vägevasti Jumal pööras ringi ühe halva olukorra, mis oli Charlie Kirki atentaat ja kurva sündmuse nagu tema mälestusteenistus, milles sai platvorm
Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutamiseks üle kogu maailma. That young man on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That young man, I forgive him. Ja ma usun, et see on Jumala viis võtta nõnda halvad asjad ja pöörata ringi heaks. Tema abikaasa Erika on tõusnud esile ja võtnud selle organisatsiooni, see TP USA, see Turning Point USA, ehk et USA pöörduks. Ja me teame, et Charlie Kirki visioon oli, et USA võiks pöörduda oma põhiväärtuste juurde tagasi, mis tulevad piiblist, ja Charlie kuulutas nendest ja seisis nende najal. Ja nüüd, kus ta on lahkunud, ei ole mitte, et tema järgijad ja tema lähedased, tema sõbrad, tema imetlejad on heidutunud ja käega löömas, vaid vastupidi. Inimeste sees on suurem inspiratsioon ja tema abikaasa Erika on võtnud selle organisatsiooni juhtimise üle, lubades, et nad teevad seda suuremalt ja sirutavad kaugemale kui kunagi varem. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud, on juba 120 000 soovi erinevate koolide, ülikoolide poolt, et ühineda selle organisatsiooniga. Ja miljonid kristlased üle kogu maailma on tunnetanud ühte uut usujulgust ja inspiratsiooni seista selle eest, mida nad usuvad, Kristust Jeesust, mitte häbeneda evangeeliumi, ja see on löönud lainetena üle kogu maailma. Nüüd, kui hämmastav see ka pole, ja ma arvan, ma ei ole ainukene. Ma ei olnud kunagi kuulnud Charlie Kirkist ennem, kui ta suri. Pärast seda atentaati ma kuulsin tema nime esimest korda Pärnu vaimuliku ümarlauas. Ma hakkasin uurima tema teenistuse kohta, kuulasin tema kõnesid ja leidsin, et tegemist oli ühe väga talendika noore mehega, kelle peal oli Jumala kutse ja mandaat. Ja kui hämmastav see ka ei ole, Charlie sõnum ja Charlie mõju on laiemale levinud veel tema surmas kui eluajal. Mis läheb kokku apostel Pauluse sõnadega, kui ta kirjutab 1. Korintuse kirjas 15. peatükis, öeldes siin, et see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega. Siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud, surm on neelatud võidusse. Jah, surm on halb asi, kuri asi. Aga siin Paulus ütleb, et surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Ehk teisisõnu, sellest surmast on Jumal oma imepärasel viisil toonud esile uut elu. 100 inimesed võtsid Kristuse vastu oma päästjaks sealsamas ärasaatmisteenistusel. Ülistusmuusika tõusis tunde ja tunde sealt lava pealt, iga viimne kui sõnavõtja, kaasa arvatud asepresident ja USA president Donald Trump kõnelesid Kristusest. Ja mõni ütleb, aga nad tegid seda lihtsalt poliitilise korrektsuse pärast. Apostel Paulus ütles, ma ei hooli, mis põhjusel keegi Kristust kuulutab, peaasi, et tema nimi kõlab igalt poolt. Ja see mõju on igal juhul kasvanud
Ameerikas on tohutu hulk noori saanud sütitatud, et elada oma elu Kristusele. Sama on tegelikult juhtumas üle kogu maailma. Nii et sõbrad, öelgu keegi mida tahab, Jumal on jällegi teinud seda, pööranud halva asja ringi heaks. Ja see on midagi sarnast, mis juhtus ka Estri raamatus, kui kurjategija Haaman, keda küll kuningas oli ülendanud kõrgele kohale ja kes oma positsiooni ära kasutades tahtis hukata mitte ainult Mordokaid, kes oli juut ja kes teda ei kummardanud, aga kõiki juute tolle aja Pärsia impeeriumis. Ja kuidas Jumal pööras selle ringi nõnda, et kurjategija lõpetas ise võllas ja juudid said kindlustada ja kaitsta ennast oma vaenlaste vastu ja kindlustada seega oma tulevikku. Ja huvitav selles loos on see, et Jumal lasi sellel kõigel küpseda üheks teatud ajahetkeks. Ja see räägib sellest, mis toimub ka sellel ajastul. Ma ei tea, mis jõud kõik olid mängus seal ja millised rühmitused või kelle huvi oli Charlie tappa, aga mida iganes nad ei kavatsenud ja kes iganes selle taga ei olnud, Jumal on näidanud seda, et kuidas tema pöörab kurja nõu tühjaks. Nii nagu Juuda, kes andis ära Jeesuse ja lõppeks selle taga oli saatan, kes arvas, et kui ta Kristuse laseb surmata, on sellega Jumala plaan nurjunud, mitte teades, et ta just nimelt aitas kaasa Jumala plaani sündimisele, et Kristus pidi surema ja surnuist üles tõusma ja tema surma ja üles tõusmise läbi on meil täna sissepääs sellesse igavesse paika, Jumala trooni ette, taevasesse enesesse. Ja meil on see rõõmu sõnum evangeelium, mis on Jumala vägi päästeks igale ühele, kes usub. Kui Jeesus ütles oma kogudusele oodata Jeruusalemmas pühavaimu väge ja nad ootasid ja siis 50 päeva hiljem, Jeesus oli ilmunud neile 40 päeva ja 10 päeva ootasid seal, püha vaim tuli ja siis imed hakkasid juhtuma. Palju rahvast sai päästetud, ehk nad andsid oma elu Jeesusele, Kristusele, ühinesid kogudusega, aga kogudus jäi sinna Jeruusalemma ja see võttis tagakiusu, et koguduse rahvas sai hajutatud üle kogu maa. Me teame, et Filippus näiteks sattus sinna Samaaria linna, kuulutas seal, see linn pöördus Jumala poole, siis ta sattus kokku seal Etioopia koja ülemaga, läbi selle evangeelium levis Etioopiasse ja jällegi me näeme, kuidas üks halb asi nagu tagakius pööras selle ärkamise nagu rahvusvaheliseks. Ja see on Jumala viis. Stefanuse esimese märtri surm ja eelnev jutlus ja viis, kuidas ta suri rahu südames ja silmades, andestus tema suul, pidi mõjutama ja panema mingisugused mõtted ka selle noore mehe pähe, kelle nimi oli Saulus, kes andis oma hääle Stefanuse tapmiseks. Ja mõni aeg hiljem, pärast kohtumist Jeesusega Damaskuse teel. Ja Saulus pöördus Jumala poole, pühendades oma elu Jeesusele Kristusele ja temast sai kuulus Paulus, kes kirjutas hulga Uuest Testamendist ja sai varajase koguduse rajajaks ja paljuski selle teoloogia rajajaks, mille peale me täna oma usu oleme ehitanud. Nii et see on võimalik, et surm saab olla neelatud võidusse ja sõbrad, ma tahan lugeda lõpetuseks Johannese evangeeliumist. Peatükk 12 ja salm 24. Siin kreeklased tulid ja tahtsid näha Jeesust. Nad ütlesid Filippusele, et me tahame näha Jeesust. Ja siis Filippus korraldas neile kiire kohtumise
ja Jeesus ütles neile nõnda, tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Kui nisuiva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi. Aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Charlie Kirk oli nagu nisuiva, mis küll suri. Aga tema surm vallandas ühe viljakuse, ühe uue julguse, inspiratsiooni usklikutes üle kogu maailma ja on võib-olla ühe uue faasi alguseks kristluses sel ajal ja tunnil. Sõbrad, Jumal on võimeline pöörama halvad asjad ringi heaks. Ta on teinud seda jälle siin. Ta teeb seda ka sinu ja minu elus. Nii et usaldame teda, sest tema on hea. Tema heldus kestab igavesti ja ustavus põlvest põlve.